Maserati on täiuslik auto, kuid öeldakse, et ta kaotab ajas ikka liiga kiiresti ja liiga palju hinda, mis on paradoksaalne, sest meile meeldib, kui kütuseliitri hind langeb, kuid seda, kui meie Maserati elab ööga üle inflatsioonilaineid, meile miskipärast ei meeldi. Minu meelest on ju selles just oma positiivne närvikõdi, eks selle asemel, et vaadata, kas ööga on kütuseliitri hind jälle sendi võrra langenud, on ju palju huvitavam vaadata mitmekümnest tuhandest eurost on sinu Maserati ööga jälle ilma jäänud. Ja muidugi ainus eeldus põhineb sellele, et see kogu protsess ei toimu siiski liiga kiiresti. Tere tulemast taas kord kaasa olema Naisluksuri proovisõidu saatele. Uue põlvkonna Maserati Gran Turismo tuleb peale 19 aastat eelmist mudeli põlvkonda, mis nägi ilmavalgust juba 2006. aastal. Uus mudel on saadaval nii V6 kaksikturbo bensiinimootoriga kui ka elektriautona. Anda saadaval täiselektrilisena, mis juhul on tal olemas 3 elektrimootorit, 2 neist asuvad tagasillas, 1 esisillas, kokku annab ta välja 761 hobujõudu ja anda võimeline läbima 470 kilomeetrit, kuid see tähendab seda, et tal on 85 kilovattiline akupakk, mina ei tea, kas see on palju või vähe, ma ei saa nendest elektriautode filosoofiast mitte midagi aru. Bensiinimootorist aga ma midagi rääkida oskan, selleks on 3-liitrine topeltturboga ülelaetud V6 bensiinimootor, millel on omakorda 483 hobujõudu, kuid Orfeo versioonil lausa 542 hobujõudu. Siiski võib meeleärmi valmistada see, et varasemal Gran Turismol esimese põlvkonna mudelil oli ikkagi 4,7 liitrine vabalt hingav V8 bensiinimootor, millel omakorda oli ka ikkagi 470 hobujõudu. Uus mudel näeb seevastu välja ülimalt sarnane esimesele mudeli põlvkonnale ja ees on tal olemas mõistagi nüüd Ford Puma linnatsiibist inspireeritud esituled. Tagaistujatel on jala- ja pearuumi isegi rahuldavalt, kuid konkurentidelt leiab paremaid pearuumi võimaluse, jalaruumi võimaluse ja kui muidugi pidada veel konkurendiks Škoda Superbi või Kodiaqi, siis läheb see võrdlus täiesti käest ära. Igatahes olemas tal pagasruumis 351 liitrit, kuid elektrilisel versioonil vaid 279 liitrit ja elektrilisel versioonil lisapagasruumi vana kapoti all polegi ja seda kuidagi avada isegi ei saagi. Ja lisaks on temal veel tobedaid lugusid niimoodi, et elektriline versioon kaalub 400 kilogrammi rohkem kui bensiinimootoriga versioon. Sellele vaatamata on elektrilisel versioonil pakutatud akud niimoodi, et need kuidagi ei sega. Interiööris on olemas tal väga palju häid materjale ja olemas seal lihtsasti kasutatav multimeediasüsteem, mis on 12-tolline ja digitaalne näidikupaneel on sama suur, olemas seal palju puutetundlikkust, kuid samas on kõik vägagi lihtsasti kasutatav ja väga kasutajasõbralik. Ja muidugi, kes otsib, see leiab ka oma head vanad kõva plastikut. Bensiinimootori kütusekulu on kusagil 12 liitrit 100 ja tema hinnad algavad kusagil 180 000 eurost, kuid sa ei pea muretsema, sest kui sa endale ära ostad ja mõtled, kas sa maksid ikkagi liiga palju, siis kõigest mõne nädala pärast võib ta olla juba väärt võib-olla 120 000 või 60 000, võib-olla üldse enam midagi väärt, sest nii on Maseratid oma hinda ju kaotavad. Selline on Maserati Gran Turismo hoolimata oma kohutavast kroonilisest inflatsioonihaigusest on tegemist vapustava autoga nii kaua, kui ta ei muutu selliseks depressiivseks olendiks, kas tõesti elektrilise versiooni võtab. Valige ikkagi V6 ja laske elul ennast kurvidesse kaasa sõidutada. Selline oli sellekordne Naisluksuri proovisõit, meie kohtumidega juba nädala pärast seniks kohtumiseni ja liigelgi ikka turvaliselt.